tere, kallid inimesed! Kuidas sul läheb ja kuidas sul hästi läheb? Ma loodan, et läheb veel paremini. Püüan olla see päike, mida meil täna on ka näha. Aga no ja viimased nädalad on olnud näidanud tormi ja tuisku ja kõike läbisegi. Kuidas teile see on meeldinud? Appi, mulle üldse ei meeldi. Aga see selleks. Tahan rääkida siis, kirjutage mulle, mis teemadel te soovite, et me vestleksime. Aga mina räägiks praegu sellest, et ma õpin kogemusnõustajaks. Pole oluline kus kohas, mis linnas, mis koolitusel. Oluline on see, et on mul hakanud ka koolituse pärast olema ärevushäired. No sellega on niimoodi, et mul ei ole kunagi olnud nagu eluaeg, kuni mu teismelised on nagu mind hakanud närvi ajama. Ja siis nende pärast muretsedes olen küll vahepeal ärevushäiretega maadelnud, et ei saa voodist üles hästi hommikul, et juba hakkab hommikupäev pihta mõnusa ärevusainega. Ma ei tea, kas need on häired olnud või need on lihtsalt ärevustunded olnud. Iga ema, isa, kellega ma siin samastun või kes minuga samastuda tahab, et teab, millest on jutt. Väiksed lapsed, väiksed mured öeldakse, suured lapsed, suured mured. Ja see selleks, sellest ma räägin teinekord. Ühesõnaga, koolituse pärast on hakanud olema tugevad ärevushäired. Oli siis nii, et üks päev ma öö otsa oksendasin. Hommikul koolis öökisin maamahlu, sest midagi ei püsinud sees. Ja lõppes see nii, et ma kutsusin omale kiirabi, kes tegi mulle kannisüsti. Kannisüsti. Ühesõnaga tegi tagumiku süsti. X. Ja ma olen loll jutt niisama, et oleks naljakam. Ühesõnaga tunni aja pärast juba jäi siis järgi ja käisti mul võtta unerohi sisse ja magada, et tervis kiiremini korda saaks. Nii, teine kord oli nii, et ma mõtlesin, et peale koroona läbipõdemist, sellest ma võin teinekord rääkida, et koroona läbipõdemist olid mul nagu kopsu hingamisraskused, aga tegelikult pärast hiljem sain aru, et see oli puhtalt ärevushäire, sest kui ma läksin kooli, seda enne ei olnud või ütleme natuke hommikul ka juba hakkas pihta ja koolis oli tugevalt nii, et ma pidin istuma akna juures ja hingama niimoodi. Tähendab, hingasingi niimoodi, mitte ei pidanud hingama, aga ma ei saanud seda nagu valida, et ahmisin niimoodi õhku kogu aeg, et oleks mida hingata. Ja kolmas kord oli niimoodi, et ma teadlikult skippisin koolist täiesti viimane siis koolipäev. No teemaks, mis seal oli nagu puht selline, ma ütleksin, vanainimeslik koolikiusamine. Ma ei nimeta, kes see oli, mis seal oli, räägin teile teinekord sellest põhjalikumalt, et põhimõtteliselt ei ole vahet, kui vanalt sind koolis kiusatakse, võib olla ka 40+, nagu näha, ja veel rohkemgi inimestel häda, et peab urgitsema, torkima, virisema, vinguma ja õrritama, eks ole. Aga rääkides nüüd positiivsest asjadest, siis minu kass kohe varsti saab pojad. Ma olen nii õnnelik, ma saan vanaemaks. Räägime jälle. Hakkan nüüd YouTube'i videosid tegema. Et hoidke siis ennast. Kõik. Tada!